Kui suvel puhkuse ajal ei olnud aega korteriremondis tapeetimistööd ära teha, siis tuleb seda praegu talvel, mõnel nädalavahetusel teha ning tapeetimistöö võib olla ühel ajal lihtne, teisalt ka suhteliselt keerukas, nii et seekord ma tõstsin ise käed püsti ja palusin meile siia juhendajaks ja õpetajaks oma kolleegi Terje. Kõigepealt sul on liim juba praegu käes. Kuidas liimi tehakse? Liimi tegelikult tehakse niimoodi, et sõltuvalt tapeedi liigist, kas siis 5 liitrit vett paki kohta või siis 7 liitrit, siis sõltub tapeedi siis paksusest ja liigist. Mitte paksusest, vaid raskusest õigemini. Ja liimi tuleb alati segada terve pakk siis sellele antud veekogusele. Tapeetimine on siis nagu väga täpne töö ja esimene paan tuleb kindlasti panna loodi järgi. Nii, ja kuna siin liistapeedil läheb liim seina peale, siis alati ma soovitan panna siia eriti algajal siis teip ette. Ja ega siis ei ole midagi, kui kanname selle liimi seinale. Ja seinale kandmine on jälle sellises ühtlases kihis. Kas siin on ka mingid nippi, kuidas sa võtad, mida sa võtad ja paned? Voldid teda kokku või lihtsalt tõused? Ma ei voldi teda kokku, isegi soovite, võib teda lõigata ju täiesti niimoodi, et võtad rulli ja lõikad seal. Nüüd siin tuleb hästi jälgida seda, et tapeet ei läheks vastu seda liimist pinda ja siis ongi, et ma paigaldan ta siis kõigepealt siia pinnale. Meie võtsime nüüd niimoodi, et ta läks. Ja kuna siin on nagu näha juba ülevalt see serv viltuna, et võtame siit natukene selle voldist, ta ei ole nii, kohe ei saa märjaks ja paneme selle esimese paani nüüd siia. Kallid televaatajad, ma segan Terje jutule vahele, pange tähele, mismoodi jäeti niisugune volt selle tapeedipaanile vahele, sellega võimaldab teil serva hoopis paremini sätita. Ja, et te ei pea siin midagi. Ja nüüd siis kannan harjaga, kinnitan ta ilusasti ära. Ja soovitavalt võtta siis ka kohe see juba abiteip maha, jah? Teip maha. Kui üles laeserva on kavandatud jätta ka selline nii-öelda valge riba, see oleks ka võib-olla hea siis teibiga jätta? Jaa, ma soovitan siia jätta teibiga kindlasti see riba alla. Ja siin, kui lähete siit harjaga üle, siis kindlasti võib ta tõmmata sellise niiske lapiga kohe hari puhtaks, tiip puhtaks, et ei kannaks siis seda siia endale peale seda liimi. Sest kõige jubedam on liimijäljed, mis võivad olla. Et kui läksite siit kandsite ära, siis tõmbate üleliigse kõik maha. Sama on tiivaga, täpselt samuti, et siit läksite üle, siis see peab olema nagu automaatne liigutus juba. Ja tõmbad keskelt välja. Ja kui ka tekib mingisugune defekt või siis tuleb ilusasti ta eemaldada ja eemale tõmmata. Ja nii nagu nägite, tapeetimistöö on keerukas töö, siinkohal me täna lõpetame, aga me jätkame selle tööga juba järgmisel nädalal ja siis vaatame, kuidas vormistada nurka.